väga palju lund ja meile meeldib lumi üheks päevaks. See päev oli eile ja rohkem nagu ei olekski vaja tegelikult. Nii et me lähme ära sinna, kus on natuke soojem ja lähme avastama ekstravaganza põnevat riiki nimega Aserbaidžaan. Ja meid ootavad ees seal sugulased. Ma ei tea, kas me neid külastame, aga seal meil elavad sugulased. Ja siis, mis me veel teame? Teame seda, et ilmselt on ta midagi sellist Gruusia sarnast. Filmida ei või. Filmida kuskil ei tohi. Pildistada midagi ei tohi. Kõik on keelatud, aga meie salajane pisikaamera hakkab ikka õlma alt natukene siit-sealt saistama ja loodame, et meie mälukaardid jäävad alles, et meil midagi ära ei korjata, et me saame ikkagi selle riigi põnevused ja vägevused teie tuua. Väljas on praegu -1. Tegelikult on hästi mõnus talvepäev, aga seal peaks meid siis ees ootama pigem 10–16 kraadi päeval. Ja lendame me Turkish Airlinesiga. Teil on hea jutt. Kui sa jood suhkruvaba Pepsit näiteks, vaata, suhkru on kõik hästi, ma võtan lonksu, mu aju ütleb, et oota, nüüd on vaja toota insuliini. Nii. Ja siis tuleb suhkur, siis insuliini suhkur suured sõbrad. Suluvad kätt, peavad sõbralikult laiali. Aga kui sina paned nüüd seda suhkruvaba Pepsit litri ära, siis aju ütleb, et seltsimehed, tehke insuliini. Aga suhkur ei jõua mitte kunagi kohale, saad aru? Need vennad on seal, nii, vaenlane tule, vaenlast ei olegi. Ja siis nad tulistavad tühja, saad aru? Sellepärast ongi suhkur Pepsi ka halb, aga palju Elagu vähem suhkur. Ja see, mis sul seal on puhas tervis. Suhkur vaba. Läks minna. Tšutšu free. Elagu Türgi. Tere tulemas Baku. Sinu meie nimetus küll. No nii, esimest korda. Hello! Nii, lähme siis. No nii, pimedusega löödud, kuidas meil läheb? Saime milline servis taksos on ja? Ja linnujaamas kohe vandi selle nime või Ja vippvärk on ja? Väga hästi. ainult vippidel taksodel jälle Just. Vaat nii. Nii, et jõudsime 50 minutit varem ja... Nüüd me vaidleme seda. Aga jaa, tegelikult ei jõudnud vist jah, sest onul on ka kell 2, nii et sul on ikka õigus. Aga kuidas lend möödus? Lend möödus kõigil timm? Mõnus. Väga hästi. Turkish Airlines saab jälle 5 punkti ja kõik timmis. Lähme siis hotelli otsima. Tere Aserbaidžaan. Tere Baku. Tere Bassei. See ongi me Bassei. Ühesõnaga siis Türki hotell ja seda sellepärast, et hind on mõistlik ja äkki hommikusöök on meie lemmik Türki food söök, ei tea. Igatahes peatumine siin maksab 320 eurot nädalaks kolmele, mis on säästuprojektide eelarves kenasti. See on siis koos basseiniga, koos hommikusöökidega
ja kõik tuled ja viled, mis meil vaja on, koos Late Escape, mis iganes diiliga. See oli kõige põnevam. Meil anti reisisaatja kaasa. Tal pidid ka sugulased siin olema. Vajuta mingit nuppu ka. Tee midagi. Mingi 4 on hästi. Läheme kuhugi. Lift on energiasäästlik, eriti valgust ei ole. Mul paistab ka mõnest valge. Paistab ka? Aga tegelikult on niimoodi, et kes siin, ikka, Maili tuli ka. Ja toad saime siis 403 ja 405. Ehk siis me oleme 4. korrusel, mis tundub selle hoone kõige kõrgem korrus, mis tähendab, et meil on kõige paremad vaated. Ja lähme vaatame, kus on meie katuse terrassiga. Beach house. Not so. Näed, see ongi meie. 402, 401. Mina soofad väikse plekiga. 403. See on meie tuba. 405 on. Kahjuks läheb. Sorry. See on 400. Siin. Pange kõrvuti toad ja need on ikka 6 meetrit tervist. Ma tee lahti juba. Maili sorises põrandale. Tee juba lahti. Ei, see oli mina. Sorry. Milline on sinu penthouse? Big lower house. Maili hilisem broneering oli 100, palju sul oli? 130 eurot per Kust on? Welcome to my penthouse. mida? Lake. Värki. Ja nii tuuaksegi inimestele rõõm silma sisse. Täiega. Lähme nüüd meie tuba vaatama, aga seda saab kõige lihtsamini teha nii, et paneme korra pausile. Ja näed, kohal me olemegi. Mina tegelen. Vaatame üle meie No liiga koos. korteri või siis hotellitoa. Laps läks puruks. Ma ei jõudnud. Näed, ja põhimõtteliselt täpselt sama tuba. Ja mis värgi teil on plaadid? Sinile. Ei ole. Teil on palju ilusam. Ja kogu erinevus. Tere hommikust. Nüüd vaatame, kui palju siin hotellis süüa on. Nii puhta lina kõrval ongi täpselt nii palju süüa. Ehk siis ega siin midagi valida ei ole. Kolm küpsist. Paar viilu sai. Siit hakkab pihta tühjus. Siin on paar kaunist muna ja kiles viinerit. Siin on tühi munapuder. Paar kärbatud vorstiviilu ja kõik. Kas kiljute rõõmust? Tere hommikust! Tere hommikust! Kiljut. Jou, kus me oleme? Saunas või spaas. Meil oli siin valida 2 hotelli, kus oli pakkuda hommikusöök ja sisebassein. No nii, sisebassein ja jacuzzi, nii meile tutvustati. Pane varvas jacuzisse, kuidas on jacuzzi, mis see tähendab? Võiks olla 39 kraadi, võiks olla 39, kui palju on? Ma ei tea, aga see on suve. On või? See on 20 maksimum, see on jumala jääkülm. Nii, siis on siin mingi suvaline, ma ei teagi, elektri- ja tuletõrje kapp. Siis lähme edasi. On meil siin suurepärane aurusaun. See ei tööta, siin on ainult väike šokihais. Ükski masin mitte midagi ei tee. Tuled ei tööta, kõik, aamen. Siis on meil siin suurepärane leilisaun, Põhjamaa inimeste suurim lemmik. See on jääkülm. Tuli ei tööta, ükski nupp ei tee mitte midagi.
vaatame siis seda põlenud akent ja naudime. Nii soojad kasvud. Nii, lähme ausauna või siis hamammi ja näitan teile, kui uhke oleks meie Eesti superstar, kes see meil käis piimavannis, Anu Saag, paneme kohe piimakraani tööle ja voila. Keerada kraani lahti ja võid oma piimavanni täitma asuda. Filigraanne värk. Nii, siin on selline hästi pikalt selline fantastiline fassaad tee ääres. Aga aknad on kuidagi tumedad või noh, kinni nagu. Ja siit on nüüd siis näha, mis on selle fassaadi taga. Vist natuke ei lähe kokku selle fassaadiga. Aga siit küljest on nagu loss ja see on kõik ainult fassaad. No nii, tulime siis kohalikku nautima. Rinsajuustu, väga maitseb. Tomatid, kurgid, mis sul on? Lamba? Lammas. Borš. Kanasašlõkk, mingid kanapätsid kartuliga lapsele ja siis vaadake lastepraadi. 2 viimelist kartulipüree. Mitte midagi ei ole puudu, mitte midagi ei ole üle. Nii et hakkame vitsutama, sest et hommikusöögist on möödas juba terve päev. Kell on 5 õhtul, tuleb süüa. Lennuk lendab koju ja! Tal ei ole eriti isu. Igavene jama on, kui tahaks õda kui kohvi, aga kohvimees on väsinud, sest vist ei tööta. Jätkuvalt püsib küsimus, miks ei ole meil Eestis selliseid külmkappe, kuhu sa võid panna ka näiteks tordi, rääkimata sellest, et riiulile võid panna 150 kilo. Miks ei ole? Meie standard on ainult mingisugune selline kükats, selline junnu, aga need ilusad, mahukad poisid, ka minusugune saab oma väikese lõuna sinna ära panna. Miks meil ei ole? Kus on? Kõik on ju Samsung, kõik on ju nii, aga no ei, kujutate te ette sügavkülma, kuhu sa võid päriselt midagi panna ka, kus on laiust, kus on suurust ja ruumi, terve tort, kas või 35 inimesele, palun, kõik, tšuks.
no nii, tulime siis kohaliku, ma ei teagi, seda keebelkaariks ei saa nimetada, aga niisugune nagu rong, mis toob mäkke ja viib mäest alla. Ja kohale jõudes selgelt kellel 13.15 ja täpselt kella 1-st kella 2-ni on lõuna, nagu sealt kõla taga paistab. Kõik mugivad süüa. No mis sa ära teed? Ei ole hullu, ootame. Me oleme, Flame Towers põhimõtteliselt. Flame Towersis ja väljas näeb nii high-end, nii luks välja, aga mul on tunne, kui mul trappas ketipuune sisse astus, ka maha jääb see õudne, lagunenud, see lõhn. Siin pole ammu keegi, mis käinud. Väga põld. Tuled liftiga 3 korrust allapoole ja saad aru, et see asi siin on hoopis teine. Päris jõhker. No nii, kus te olete? Te olete mingis ääretus luksuses, ma näen. Aga selle luksuse taga on ehitus ja nagu me äsja onu käest teada saime, siis need tornid põhimõtteliselt avati 12 aastat tagasi, aga tegelikkuses on valmis saanud ainult üks osa. Hotelli osa on põhimõtteliselt valmis, aga ülejäänud on kõik ehitusjärgus. Ja nii me leiamegi ühelt küljelt maailma kuulsa juuksuribrändi, mis on 10 aastat siin majas juba toimetanud. Ja teiselt küljelt me leiame täieliku ehitusplatsi. Õhk on selline kütmata, niiske. Ja kuna nüüd toimus siis see suur COP29 kliimakonverents, siis see andis väikse tõuke juurde ehk siis 3. tornis, kus on nii-öelda siis luksuskorterid. Sinna siis paar korrust avati lõpuks. Nii et progressi vähemalt. Aga jah, ärimehed siis näevad, et võib-olla ei ole ikkagi Baku valmis teiseks selliseks luksusbrändide hooneks veel, aga vaikselt siis step by step asja arendatakse. No nii, ühesõnaga, kui nüüd otsida siis kaablitrammi, siis ärge ajage segamini. Siin on 2 erinevat asja. Kaablitramm jääb siit Bakuust umbes 180 kilomeetri kaugusele. Küll aga on siin selline, ma ei tea ka, kaablirung või kuidas seda nimetada. Ühesõnaga siis läheb siin mäest üles ja alla 45 kraadi all selline funikulaar on selle ristnäpuside õige nimi. Ja sellega saad siit siis sõita sinna alla põhimõtteliselt randa ja tulla siis jälle mäkke üles. Sellel juhti ei ole, see niitu sõita. Ja juht istub seal samavas asendis selles toolis, vaadake seal. Ja siis tema seal pikutab, tõmbab juhti ja vahepeal annab gaasi. Tegelikult ei ole ühti juhti. Pilet maksis kui palju? Pilet on 2 eurot ja 20 senti 4 inimesele kokku. Mis teeb siis 61 senti nägu. Mingi täitsa mitte midagi. Väga lahe. Business käib. Ühesõnaga siis kohalikud originaalviljad, seda rõhutatakse. Ja saab siit siis vaarikat, granaatõuna, pabulat. Maasikapoti eest tuleb välja käia 12 eurot ja nende muude viljade eest tuleb siis umbes 6 eurot potiku eest välja käia. Ikka päris kirves, aga ootaks päris turgu tõesti juba. Kohalik vaibamuuseum, mis on, meenutab siis arhitektuuriliselt rulli keeratud vaipa. Ja kui meil vähegi aega on, siis sinna me kindlasti tahaksime ka minna.
lihtsalt pisike tõrge on Türgi külastustest, kus me oleme mõned 10 korrad Vaibamuuseumi külastanud ja väike tükk on ees, aga äkki me saame sellest üle ja äkki me saame maailma kõige ägedamasse Vaibamuuseumisse, mine tea. 5 minutit hiljem pääsegi Vaibamuuseumisse. See on siin samas, muidugi. Ja siin me olemegi Vaibamuuseum ja siin siis esimene selline infokild on see, et 2010 siis kanti Aserbaidžaani vaibakultuur, kui nii võib öelda, siis UNESCO kultuuripärandi nimistusse. Ja väga lahe on siit seest ka see ruum, et siit on hästi aru saada seda rulli keeratud vaiba kuju, et kui tihtipeale väljast on majad üliägedad, seest on ikka kuubikud, siis siin on nagu väga selgelt ikkagi näha, kui lahe see hoone on. Pileti hind siis 33 kohalikku 4 peale ehk siis gramm üle 5 euro nägu, et lapsepilet oli natuke soodsam. Ja äge, et on nagu väga hästi kõik lahti näidatud videotes, kuidas mida tehakse. Huvitavad süstikuid ei kasutata, kõik käsitöö. Katsuda saad ka, et sa ei lähe salaja vaipa, vaata katsuda, sul on pandud näidis lihtsalt siia, see on nagu väga näha. Ja siin on pimeda kiri ka. Väga näha. Kõik on olemas päris näha. Tekstuurilt vaip siis selline karmim võiks öelda või selline tugevam, et ei ole nii nagu Türgi vaip, mis ütleb kohe, tule lama minu peal, ma olen nii pehme, aga need tunduvad sellised, et kui sa selle vaiba siit omale ostad või teha lased, siis annad sa selle edasi oma lastele, lastelastele, nende kaamlitele ja edasi, ehk siis tundub, et see on täiesti uskumatult tugev materjal. Tutvustan teile ühte kõige ilusamaid. Kõige vanem vaip üldse siin muuseumis. See on 17. sajandist. Siin on näha siis eriskummalist vaipa ja selle vaibaga on see häda, et sellel ei tohi pihta minna. Ehk siis tegelikult on see kõik udupeen liivakunst. Siin on kõik pisikene liivatera, siin on näha, kui inimesed on käinud näppupidi sees soperdamas. Aga tegelikult on see kõik udi, glitter ja liiv erinevates kihtides. Fantastiliselt äge. See on ka siis selle COP29 Baku kliimakonverentsi siis selline väike näitus, jah, kus siis on natukene lisateemasid, mida tavaliselt siin ei ole. Selle kuu lõpuni saab neid siis vaadata. See on klaas. Laias laastus ongi meil planeedil Maa 3 Veneetsiat. Üks on Itaalias, üks on Bakuus ja meil on siis Narvas. Aga igatahes Baku Veneetsia siis selline betoonist väike kunstehitis oma sillakeste ja sinakas roheka veega. Nii, tellisime takso ja pidi siis tulema 5. seeria BMW ja vehime meie tänaval, mis me vehime, vahime, mis me vahime, ühtegi bemmi kuskil ei ole. Ja tuli siis meil üks Prius, mis on tatist, tavotist ja teibist koosnev junn. See on meie BMW, palun, istuge BMW-sse. Ma tõstan maini, kus pudeliga lendu, jamane!
tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Tervist. Täiesti veits. aga joomata ka ei see on kohalik vein ikkagi. joomata ka ei jää. See on kultuur. Tuleb. It's a boy! Oota, nüüd on niimoodi. No. Sa ei taha kunagi tunda märja lainelise papi lõhna. Ma ei tunne. Lõhn on väga hea. Väga hea. Väga hea. Puhas granaatõun. Jaa. Ühesõnaga, kuna lennujaamas ei tohtinud granaatidega mängida, siis me võtsime kohalikust poest. Ja proovime kohalikku pommegranaate. See on puhas tervis teie vere ja ringele. See on värske kevadine muru üle Einamaa tulnud värsketest pommegranaatidest. Ja nüüd me hakkame seda varsti tarvitama, aga ennem seda peab ta tuulduma 10 minutit, et sulfitid tuleksid pudeli seest välja ja ei teeks sinu kõtule äia ja sinu peale aha. Nii et ilusat õhtu jätku meile siin. Söögid on tellitud Woldist ja kõik on mõnus. Puhkus. Dubai šokolaadi. See on nii hea. Minu jaoks on liiga lääge. Millest sa räägid? See siin sees, see kõik on bukett, see on täiesti ideaalne. Täiesti. 8 eurot ideaalne. Ma ei ole šokolaadi inimene. Aga see vend siin. Raudselt top 3 šokolaad, mis ma elus kunagi saanud olen. Päriselt. Päriselt. Arva ära, kus see tehtud on. Made in. Toino. Aserbaidžaan, ma arvan, kohalik. Ilmselt. Turkey või? Jumalik. Ma lähen lihtsalt paksuks. Nii on tähend, siin ei ole minna kuskil. Lõpuks. Jõhkralt hea. No nii. Pahmakas on pirakas, jah? Jaa. Teeme korda või? Jaa. Kuidas tundub praegu? Väga hea. Tundub mõnus, moodne. Kõik on vahva. Üks lahe gadget on veel siin juuksuris siis sellised spetsiaaltoolid. Ja neid on siis 2 tüüpi. On nendele väikestele lastele, kellele meeldib kangesti autoga sõita. Ja siis on ka jalgratturitele on eraldi tool siin. Et siis saab ka, kui sa kangesti oled rattahuviline, et saad ka lasta omal ratta peal juuksed ära lõigata. Vägev värk. Nii poiss, nüüd hakkad peapesu saama. Siin seda päris õiget tooli pole, jah? Jaa. Aga pole hullu. Kas on naljakas, kui keegi teine su pead peseb? Mõnus ka või? Jaa. On. Väga vägev. Päris tooli polnud võtta, tuleb kontoritooliga läbi ajada, aga Kuidas sul see peaasi on? isegi nägu pestakse ära. Ja mul ka tihti. Väga mõnus on. Ja, kuidas tunnen? Juline nägu ja sa oled nii teistsugune tabe. Ma ju sain tuhkada seal mõnusasti. Habe ja kõik kokku. Päris kübe. Palju on? 65 juhu. Koos lapsega või? Jah. Tegelikult, ma ei tea, kas on kirvel. Ta teie jaoks. Sa arvad, jah, et nii.
kus sa lähed? Opa, Mr. Beast ja muud möllud või? Kes see Mr. Beast on? No, kui te olete kivi all elanud, siis te peaksite. No, siis see on üks YouTuber, kes annab palju raha ära ja ta on kõige parim YouTuber maailmas, siis ta on kõige palju subscriberit, aga okei. Okei, nii et lähme Mr. Beasti poodi. Siis kirjutage MR Beast ja siis te leiate ta. Mis sa leidsid? Need on need uued Mr. Beasti need. Ja siin on seda Mr. Beasti manti, nii et pane ennast Beasti riidesse, kui tahad, jah? Kõike täielik paradiis, Minecrafti, möllu, Robloxi, kõik, mis täna popsi siin võtta on. Vot, kus oleme jõudnud kohta. Pingutus, et linn oleks läänelikum ja turistidele atraktiivsem, on ilmselgelt päris hästi, mis siin tehtud on. Kehvast plaatimistööst me siin juures ei räägi, vaid need taksod. Ja need on siis tuttavad nii-öelda London cabid ja telliti neid siis 1000 tükki, et siinset linnailmet teha siis turistidele nagu sõbralikumaks või nagu äratundmisrõõmu pakkuda. Ja peab tunnistama, et esimene asi, mis lennukist maha tulles öösel silma paistis, olid nende ümmarguste LED-tuledega üliägedad taksod. Väga lahe mõte. Takso tõi meid teletorni juurde, aga muu on kõik tore. Lihtsalt teletorn on kinni. Ühesõnaga siis jutt on ilus, oleme avatud kella 11-ni, iga päev. Lihtsalt 1. detsembrini ei ole. Ei ole. Puhkame. Aga teistele ei ütle, et oleks põnevam. Ja takso ei olnud nõus meid tagasi ka viima. Nüüd vahime 10 minti, tuleb uus takso. Meil on käimas võistlusi, ma saan lutti, siin ei ole midagi teha, aga ma ei anna järgi sellepärast, et need on Eesti, Aserbaidžaani sisemeistrivõistlused ja kõik võistlejad, kes on alles jäänud, on eestlased. Siin ei ole midagi teha. Kui alles üks päev juhtus nii, et Aserbaidžaan sai Eesti käest jalgpallis kotti, siis siin on nüüd praegu see lugu, et Eesti võidab igatahes. Jälle midagi teha ei ole. Ja, ai. Läks välja. Super. Raha eest õnne ei osteta, öeldakse. Kui ikka põis juba praguneb, siis sellistest kohtadest saab raha eest õnne osta. Jah, lähed annad 30 kohalikku senti ja õnn tuleb õuele. Põis läheb kergeks, rõve. Need kuradi Lenini jäljed seal maas, saad aru, see potil puruks situd, ta nagu katki oli, puruks tükid, eks, ja sa lähed sinna pusle peal niimoodi, balansseerid, lased oma sorru ära, jah, kõik ujub, sest et kõik käib niimoodi, et sa lased oma asja ära või teed selle, ehitad mingi, siis on ämbrike, võtad selle vett täis, siis teed šup, jah, niimoodi, jah, siis tuled sealt boksist välja ja viskad selle ämbri teie sinna pläu, et järgmisel oleks märjem tulla. Niimoodi käibki, aga me oleme nüüd õnnelikud, sest et põis enam ei pakitse ja šopame edasi. Mis juhtus? See või? Ei kõige alumine. Aga kus sa siit samast saad säraka või? Vist saan. Ma ei julge, laps näppis mingit jünni ja sai siit lähmaka. Siin on nagu autopult ja pagassi avamise nupp, kus on voolumärk. Ma kardan, ma viskan seal käest ära ka. Jumal küll, jah. Sa püha meristaja. See kiimitab seda sürmest läbi. Siuke liter. See ikka veel valutab.
kui te mõtlete, kus see habemega mees on praegu, et raudselt kuskil peesitab jalad seinal, siis tegelikult ei ole turul. Ühesõnaga, Sadrak Bazar, umbes 20 kilomeetrit jääb teist Bakuust välja. Siia tulek, Comfort, Lux, uhke taksoga maksab tubli mingi 5 eurot võib-olla. Ja see on midagi sarnast, nagu on Poolas on see Marivilska turg. Aga siin ei ole neid, kellel tuul on vastu, vaid siin on ikkagi kohalik rahvas. Ja need koridorid, me oleme nüüd ühes siin nagu niimoodi maja ääres, eks me oleme veel õues, siit hakkab siis see maja, seal sees on koridorid meeletud. Siit nii kaugele, kui silm seletab, seal taga lõpus täpike paistab, on õu. Sinna poole, mina õue ei näegi, see on nii kaugel. Sinna poole samamoodi, ehk siis see on meeletu ja siin ei ole isegi mitte mingisugust väikest võimaluse raasu, et sa päevaga selle kõik läbi käid, pole lihtsalt võimalik. Hinnad väga mõistlikud, mõni asi natukene kallim, aga kohe on ka kvaliteetsem, väga kvaliteetseid Türgi tekstiili, igasuguseid põnevaid tooteid, särke mõne euroga, jõulukraam vaikselt juba sätib, igasuguseid jopesid, asju, ohver, ma ei mäleta, mis see meil oli? 50 kohalikku. 50 kohalikku, ehk siis, heal juhul 30 eurot, et korralik, normaalne, kvaliteetne, selle paneme sodi täis, kui paneme, ja võtame koju kaasa. Nii et kõike timm. Ja meie... Mis toimub? Kas sinul on kopp ees või? Nagu ma olen öelnud juba 200 korda. Tead, milline on populaarne kopp või? Kopp 29. See sai läbi, nii et meil saab kopp ees olla. Jõuluks valmistumine käib. Meistrid töötavad. Ülilahe. Kahjuks ainult, me läksime sinna restorani, vaatasime, et hinnad olid väga mõistlikud, et nagu tõeliselt äge restoran, aga mitte midagi pakkuda ei ole, ehk siis pizza, siis mingisugused pita leivad ja fast food, kõik ülejäänud, kõik kanatoblid, kõik finish. Ehk siis fassaad on jällegi äge, aga fassaadi taga ei kipu ikka midagi. Nii, nüüd me oleme siis tulnud ühe ägedama, võib öelda, maamärgi juurde siin Bakuus ja see on siis Heydar Alijevi keskus. Ja kes see Heydar oli siis? Onu Heydar oli president ja onu Heydar oli siis tegelikult juba nõukogude ajal siin riigi, sekretäriks või kuidas iganes seda nimetada. Aga aastatel 1993 kuni 2003 siis juba nii-öelda taasiseseisvunud Aserbaidžaanis oli siis tema riigijuhiks ja see hoone on siis inspireeritud tema autogrammist. Väga peenmärk ja ma ei kujuta ette, milline see asi seest välja näeb, aga teil on võimalus tulla meiega kaasa, lähme vaatame! See 57,500 ruutmeetrine hoone on juba uksest sisse nii äge, nii väga äge. See on tohutult ruumikas, valgusküllane, sellised ülilahedad installatsioonid, kui seda nii võib nimetada. Ma isegi ei kujuta ette, mismoodi, kellel siuke mõte tuli, et siuke möll, siuke asi, väga super lahe. Ja näeme siis, ütleme, mida põnevat siin teha ja näha saab. Pilet siia maksab 850 euro raha inimese kohta, mis on selle riigi asjade kohta pigem nagu kallis, aga ma arvan, et selle elamuse ägeduse eest on see täiesti aus hind, üliäge. Nüüd siis oleme selles rubriigis, kus saab näha siis, millega presidendi härra sõitis. Ehk siis Aserbaidžaani kommunisti partei esimene sekretär Heydar sõitis siis 1969. aastal valminud sellise Tšaikaga. Neid valmistati üldse kokku kuskil 2000 midagi või 3000 midagi ühikut ja selline oli siis esimese sekretäri selline esimene lukspill. Siis läks aastaid edasi ja tuli siis
selline moodsam masin. Selle masina kohta võib öelda nii, et tema hinnaklass oli võrdne Rolls-Royce'ide ja muude selliste ägedate pillidega, aga tegemist on tegelikult täiesti tavalise Zilliga, noh, kuivõrd tavalise ikkagi päris erilisega. Kaalub tema siis juba 3,5 tonni ja asi on ikka juba kõva samm edasi ja 1980 siis sõideti juba sellise lukspilliga ja siis me hüppame edasi sinna, sipsti hüppame edasi taasiseseisvunud Aserbaidžaani riigipea siis juba presidendi auto juurde ja 92 aasta siis Mercedes-Benz 600 SEL ja tema siis kaalub juba 3400 kilo ja on siis ikka juba täiesti teisest puust masin, aga ei ole enam nii luksuslik, nagu te näete, juba täitsa tavaline Mersu. Ja siit samm edasi nüüd viimase presidendi sõidukini ja oli ta siis ametis kuni aastani 2003 siin riigis ja see Mercedes-Benz 600 SL Pullman kaalub juba uskumatu 4400 kilogrammi 98. aastal valminud masin 6-liitrise mootoriga või 6 kuulikindel ja täiesti kuulikindel pill ja näha on juhi aknalt, et ega enam president pole sellega tööd teha saanud, sest kuulikindel aken hakkab juba lagunema kihti minema, aga igavesti jõhker pill see on ja see on siis ikka juba täis limusiini mõõdus, kui eelmine oli selline tavaline Mersu, siis see on ikkagi täis lukspill. Vägev. Nii, ja nüüd tulevad ja nüüd on siin näha siis mingisugused tähtsad riigipead, kes toodi treppi ja suure saatjaskonnaga kindralid sabas astuvad nad siis tuppa. See on see maja, kus me praegu tuleme. Me tulime seda teed. Siis siia me kuskil olime, ja siis oli siin mingi valveano. Siis me olime siin. Me jalutasime tippa seda teed. Igatahes me siis jalutasime seda teed, pöörasime siit, läksime siit üles. Ja siis me läksime Securitist läbi, tegelikult siin oli ka see, kus me piletit saime ja siin on terve see maja, kus me praegu oleme. Siin on üks äge ruum, kus on siis erinevaid muusikainstrumente ja neist vaieldamatult kõige vanem muusikainstrument on Kavaldas siin ja Kavaldas kivi on siis leitud 56 kilomeetri kaugusel siit Bakuust ja seda kasutati siis muusikainstrumendina juba 12 000 aastat tagasi. Kujutate ette, jah? Ja käib see siis nii, et meister võtab need 2 kivikest ja erinevad tühimikud, mis siin sees on, erinevad tekstuur tekitab siis erinevat heli ja siis seda kividega takudes mängitakse. Uskumatu pull, väga lahe. Vaadates siin saalis ringi jõudsime sellisesse ägedasse kohta, kus on selline kuppel pea kohal, mis mõnusasti seda heli siin niimoodi meile tekitab, nagu me oleks samas ruumis. Ja siin on näha siis üks video, kus onu Vagif on siis selline kuulus džässmuusik on siis laskmas endast välja seda hoogu, mis temas on. Ja põnev fakt onu Vagifi juures on see, et vaadake pilli, millel ta mängib. See ongi Estonia klaver. Onu Vagif mängib Estonia klaverit aastal 1970. Nii et maailma parimad muusikud valivad ikka maailma parimad pillid. Väga lahe leid.
oleme siis taksoga palunud ennast tuua sellesse suurde sõõrikukujulisse majja, aga tegelikult toodi meid siia kõrvalmajja, kus on siis kaubanduskeskus, aga siit avaneb imeline vaade ja käima läks ka pulsskaevu show. Titanic on süüst. Aga tundub jah, et see maja on täitsa tühi. Kõige ilusamate fastaadide taga on tühjus. Mitte midagi ei toimu. Alles ehitus käib. Nii, nüüd siis tulime meie hotelli aia taha. Me käisime üks päev siin juba piilumas, et tulla teha väikene õhtune joogike, aga juba neid ei ole. Meil oli see 4. Ja nüüd me siis tulime tühja kõluga. Сира нету, Нету? без сира делать. Без сыра, да, хорошо. Пускай как глазу, без сира. Да, хорошо. Спасибо. Ja tulime siis siia, kus on selline mõnus hoov, hästi äge, plaaditud, kõik on hästi lahe. Siin käib elab muusikaga, see on ikkagi kahjuks ainult meestele. Perega siis on vaja võtta endale selline toake, onu juhatas ilusti, näete, kvartiira number 4 on prasnikuks avatud ja vaatame, kas me leiame siit ka mõne tuttava eest. Näe, tadaa! Ja selline luksus, tore, soe, mõnus, privaatne. Paneme ukse kinni ja onud hakkavad meile parimaid roogasid ette kandma. Filigranna. Võt, ma annan sulle silmad ära. Nüüd läksime vaidlema. Ühe sõnaga siis. Tellisime süüa. Pildi peal ilus. Kana, riisipeotäis. Juurikaid, tomatit, värkised, nunnu ilu ja siis tuuakse see pool siin. See pool siin on nüüd kanapraad, ljuuljakebab, samamoodi kõik riisid, mis kõik pildi peal oli. Tegelikult on 2 junni, kõik 2 peale kokku sibud. Need on eraldi praed siin, jah. Ja siis lambaliha kartuliga tuuakse maksa ja mingi sitsikond, rupski. Aga supp on hea vähemalt või? Supp vähemalt saab. Pelmenisupp, perfect. 2 vett, selle asemel toodi 1, omleti asemel toodi 2. Nii pisikest härja silma. No ei läinud hästi selle koha valikuga, midagi teha ei ole, aga fantastiline hoov, ilus, kena. Ühesõnaga, me nüüd vaidlesime, nad nüüd sajatavad, sülitavad söögi sisse, toovad midagi uut, vaatame, mis saab. No nii, jõudsime nüüd siia Baku lennujaama ja lahe on see, et on sellised riiklikud ametlikud taksod ja nemad siis on 5 korda kallimad, aga neil on siis teatav soosing ja kuna inimesed eelistavad Bolti, mis siin on üldiselt väga odav, siis politsei ajab muudkui neid taksosid siit lennujaama juurest minema, et ärge siia tulge, ärge siin olge. Ja nüüd on siis tehtud super lahendus, ehk siis taksod pressivad kõik läbi parkla, sellepärast et politsei on lihtsalt tuimalt ennast risti teele ette parkinud. Täna me oleme blokime tee. Jah, lihtsalt blokime tee ära, et turistid ei saaks normaalselt tulla oma valitud taksoga lennujaama. See on ikka super süsteem. Ja nüüd on see parkla kõik umbes, keegi ei tea, kust ja kuidas saab ja kes lennukile jõuab või ei jõua. Vägev! No nii, tulime siis lennujaama ja esimesed väravad olid kohe ukse peal, et me oleme veendunud, et me ei tule seda tare siin õhku laskma ja üllataval kombel siis meie kaamerakene
äratas neil siis hirmsalt tähelepanu ja sellele tehti siis lisakontrolle igatepidi seal ja õnneks midagi ei küsitud, mis seal peal on, nii et me nüüd võtsime mälukaardi sealt välja, panime selle veitu ära, et meil vähemalt videomaterjal alles jääks. Aga täitsa naljaks jah, et väikest DJI kaamerat nad polegi näinud. Tuleb tunnistada, et üks ägedamaid lennujaamasid selles mõttes, et tõesti sisedisain ja kõik on ikka väga omanäoline ja äge. Lahedad pesakesed. Hästi palju on kasutatud puitu ja vineeri ja sellist väga stiilne värk. Ja siin saab siis tutvuda arendustega, kuhu on võimalik natukene tuhhi alla panna ja väga lahe. Nii, siit saab siis natukene aimu, kui suur on see lennuk, millega me äsja lendasime. Ehk siis seal kõige viimane triibulise sabaga. Ja nagu näha, siis harilik lennuk on ikka kolmandiku, mitte poole lühem ja tükk maad madalam. Nii et ikka päris äge lennuk ja tõesti sujuv lendamine, väga mugavad istmed ja kõik oli väga mõnus. Söök oli hea ja teenindus oli hea, nii et Turkish, sa tegid seda jälle äge. No nii, paraku seekord stopoverisse me ei kvalifitseerunud, ehk siis tasuta ööbimist me Turkish Airlinesi poolt ei saanud. Küll aga krabinal saime siis bookingu abiga endale sellise ägeda tare, väga fancy, nunnu, kvaliteet, ilus kena ja peretuba, 2 ilusat voodit, vaadake seda. Milline lõkkvaliteet tuli ilmselt käib niimoodi, ma ei tea, ma ei leia lülitit, aga ühesõnaga super äge ja seda kõike 30 € eest ja hommikusöök on hinna sees ehk siis 10 € nägu ja hommikusöök seal sees, seda säästurotid ostavad. No nii, kui ööhotellis maksab 100 € asemel 10 eurosid ehk 3 tuba 9 ööks 30 €, siis vaatame, milline on hinnas sisalduv hommikusöök. Hommikusöök toodi meile tuppa, kopp ja pole midagi öelda. Ma arvan, et nii mõneski kohas puhtalt see hommikusöök maksab 10 € per nägu, nii et väga timm. Meil ei ole küll väga head lauda, kus süüa, aga no hommikusöök voodisse pole ju paha.